Eestis on kokku vaja 5 inimest kohale ja palun siis 3 minuti pärast saabuda kõigil inimestel, et nad saaksid oma kaartidega kohaldada. Need võtmeosakud on salvestatud kiipkaardil. Nad on jällegi turvapleerisega fikseeritud ja audiitor kontrollib siis neid, et kas seda kaarti on vahepeal kasutatud või mitte. Muuhulgas on kiibi peale pandud väike münt, et seda kiipi ei oleks võimalik panna. Ja siis tulemus tegelikult, see protsess on tegelikult väga lihtne. Meil on vaja käivitada üks programm, mis annab ja vastavalt juhendile. Siin on kirjas, et siis kuidas võiks käia. Tuleb teha mälupetlas ja tuua need andmed üle siis mälupetlasele. Üks on kohast. Kirjutasime ja ainult selle pingkataloga kirjutanud, siin on pingkataloga ei ole. Ma ei päev. Täna võtab õigust kõigil kohast. Valmis või? On mis nii kaugel, et vaatame need konfi üle ja andme üle. Konfiguratsioon ütleb seda, et tõestust genereeri, valinimed on nagu õiged, 5 inimest töötust peavad kohal olema. Jah. Seda küll. Tundub, et või. Või nüüd on vale seda teise mille. Jaa, see on koguprotsess. See prefiks ei ole. Mõlemad siis. Jah. No sellest paari mõtet, selleks on mingi kaartile. Siis teeme kuidagi niimoodi, et üks üle ja reaalselt laual seal iga üks, et nad
hääle juhatuseks võtta ja siis tõmmata. Mille mõte on see, et tõestada, et vahepeal kasutatakse. Ja siis see münt on olnud kiibi peal. Noh, võib-olla läbi kõrval peal saab panna näiteks nõelatustega. Ja siis on väga paranoid. Aga paljus need korvalkiled võttudes paadid ära pikem hoidmisega. Testisime siis paatuse midagi. Aga nüüd on muidugi 5 minutit. 5 päeva on muidugi laskusest.
Nüüd on seda viimane aeg, kes tahab pissil käia. Sellepärast, et selguvad tulemused enne seda 8 me ei saa kedagi saalist välja vastata. Ja et ma näen, natukene on veel aega. See kohe läbi. So in English, it's last time to just go to toilet, something like that, because the results are about to come and we cannot release them before 8. All right? So everyone has to stay in this room after the process is over. How will you still position?
jah. Pedel ju te ei oska teile. Palju teist ei oska. Sisse võib olla. Okei. Vaatame seda Pekka patoloogi, kus on siis tulemused ja kõige huvitavam on muidugi invalid. Palju meil on olemas ei ole ise igast välja ei ole. Et ta on olnud 2011 toimus 13 või 2015. See ei ole edasi valitsuse tulemused. Väga huvitav vaadata, see on nagu selge, et milline kandidaat sai palju hääli, keegi juba oli tõestada. Olid 8 häält, näed, 111, 294. See õhtul meid saadasid nagu enne 8 minema, sellepärast, et üks kord ilmutama 10 aastat tagasi sai sellise sõnade kaarta. Et raporteeris meediasse. Nüüd selle asja, mis oli valimisstaatus õige, nii et seda ei tohi me teha. Nüüd seesama faili nimetatakse valimiste infosüsteemi. Tegelikult kirjutada selle plaadile. Kogu värgitega. Tegelikult on tähtis, et see avida sündimist. Looviis on tegelikult hääletamine nimekirja. Kirjutada kõik, kus sa vaatad. Tuleb see operatsioon, et see taas võetakse tulemused viiakse üles valimiste ühtsüsteemi keelnud Arne selle jaoks olemas, kes siis seda üldust teeb. Lihtsalt kommenteerides, et praegu ei näe seda täpselt vist kohtat, mis on kataloogi vaadata korraks saanud. See on üks lugu, et see kokkulugemisprotsess signeerib siis need tulemused korraga. Ehk siis valimistulemuse autentsus, tegelikult see kontrollib läbi selle, see on nüüd signatuuri fail, mis on samamoodi krüpteering, mis tuleb nende samade kaartide igaüks oli üks võtmeosak. Ja seetõttu selle faili autentsust saab kontrollida sellised moed, kui siin kirjas on. Mis on natuke tehniline, aga mõte on siis selles, et tulemuste ülepanemise käigus ei läheks midagi taduda. See koht on alati, et see on mure, see rehkendab ühed tulemused kokku, aga tegelikult pannakse infosüsteemi teised tulemused. Mul küsimus ka, mis see logifailis on? Logifailis on kõik hääled. Hääled on see on isik kood. Aga kuidas see võimalik on, kui hääled on ilmselt alati? Kõik hääled. Ma võiksin kõik seda vaadata. Logiin.
valimisserver, siis mingi loog 1 kuni loog 5 on mingi võrgutama kuidagi, see ei ole aga see on nii, aga sellest ma kirjutan teise poole veebruari. Okei. Siis on mingi õhtul pulli või praegu siis valimise tulemused ühendavad valimiste infosüsteemi. Mul siin paar slaidi mis ütles, et tegelikult hääletati siis 115 maast vähe üle natukene 4% kõigist teie häältest ja praeguste valimiste puhul on siis unikaalne, et sa ei saa nagu välismaalt muidu hääletada üldse, et saatkondades ja teistmoodi kirjaga või midagi hääletamist muud moodi ei toimu, ainult on võimalik interneti teel. Ja inimesed ikka liiguvad palju ja liiguvad siin oleks saamata jäänud, kui oleks siin hääletamist olnud. Meil on pidevad võitjad on naabrid, kes siin on Soome, Rootsi, UK, samal ajal Saksamaa, aga on ka hästi huvitavaid kohti, kus inimesed lähevad. Nüüd numbritest veel rääkides on tõesti see, et mobiil-ID osakaal oli siis see aasta rekordiline, umbes poole võrra eelmist korda. Ja ma ei tea, kas siis riiklik hirmutamine või mis selle põhjus oli, aga nii on. Selles mõttes peaaegu veerand olid mobiil-ID-ga hääletajad. Okei, ja peab arvata operatsioonisüsteem 90% Windows või veel kogu aeg toetame Linuxit, ma ei tea miks, aga 9%. Jällegi kõige tõhusam hääletamisaeg on 3 minutit enne lõppu. Ja võib-olla tore, minu jaoks väga tore uudis oli see, et neid kliendi pöördumisi või hääletajate muresid, mis e-postid tulid, oli ka oluliselt vähem alati olnud. Kuna meil siin 600, 300, praegu oli 156, see oli, ütleme nii, et inimestel ei olnud kohe. Ja ma võin öelda, et ma võin saanud juhtma edasi anda. Et 100 000 on nüüd ikka. Nii. Saan seda moel nautida. Aga näha ei ole midagi. Okei. Aga seda välja ei näidata siis järgmises 16 minutit ja 16 minutit. Okei, aga meil mingid sisevedest vaadata ei ole. Ei ole. Väga. Kas täpselt kell 8 läheb või siis ootame mingit jaoskonna sulgemist või millega? Kell 8 sulgevad jaoskonna. Sees või siis? Eeldus, et kell 8 paneks jääb. 8. Joo. Oh jaa,
üks pidulik tegevus. Masin ja kõvaketus. Tähendab, kõik toimus nagu ketta ja kirjustasid 2 päeva. Tubli. Seda masin kinni panna ja kõvaketas seirida. Klepsa olema. Any questions so far? Yeah, just, I don't know, 13 minutes to kill somehow. Everything was understandable, perfectly I understand. I'm happy about that, of course.
Kas te ei hääletanud kohe, kes hääletas ära ja siis tema ringkond muutus kolimine Eesti? Tema ajab kõige sellest, kus ta parasjagu ringkond kehtis. Minu kohta see muutunud poole hääletus ära. No, valijate nimekirjad muutuvad üsna vähekene. Peaasjalikult seal suuremad inimesed. Aga mõtlesin, see ei väinud, praegu ei olnud soovinud, kui keegi Eesti hääletada. Kusjuures täiesti oluline oli selles mõttes, et üks mõttes ma ringkond väga selgelt kolis mujale ja seal on arvõimid parandada. Minu arusaam on sellest, et 30 päeva enne valimispäeva pannakse valijate nimekirja. Ja nüüd kõik muudatused, mis võivad tulla, tuleb läbi selle, et keegi vahepeal sureb ära või on ametniku vea tõttu jäänud siis nagu ümber registreerimata oma muude elu. Ja mõtlen seda, et valimisajal iga päev sai nimekirja, aga siis kas kellegi hääletas seda tühistamisel, et ta hääletas ära? Ei, ta läks sinna küll, kus ta hääletas parasjagu. Kui ta hääletab mitu korda ühes ringkonnas, siis toimub muudatus keeles. Seda ei kiitud seda. Ei, see oli ka rekendus, see oli ka isegi mõjuga, jah. Nimega võetud ja hääletus ei muutu. Muudatus nägi siis, kui muudatus on sõetud joone, kus võeti nimega võtta. Või kolimine ühest ringkonnast teist. Jaa, just nimelt see kolimine on see 30 päeva reegel, võeti nimega muudatus ei tehtud. See muudatus kaastab järgmist kolimine. Kolimine juhul, kui ta ametliku peatud või kolimine liiga. See oli ametliku riigikaitse tegelikult oli teatis jäänud toppama, see ei olnud suletud siin ametliku poolt. Siis tegelikult see läks siin 30 päeva reegel sisse. See oli küll. Aga jah, me oleme päris palju hädalisi päästnud, kes on ametliku peatud jäänud valimimikirja panna. Ja see, et kord päevas vahetada, see on suur abi, vähemalt osadele inimestele. Jah. Teine võib-olla tore asi, mida me veel teeme elektrooniliselt, on nagu see, et kui meil kolmapäeval kell 6 lõppes e-hääletamine, siis tegelikult need inimesed, kes olid enne kella 6 ennast nagu autentinud, said veel 15 minutit hääletada. Said passida seda nimekirja ja valikut ja hääletada veel 15 minutit. See nagu võrdub sellega, et kui nagu päris valimisjaoskonnas keegi nagu murrab ennast sisse, napib enne 6 või enne 8 kavanust. Siis keegi hakkab ju välja ajada. Lasta hääletab ära, siis läheb välja. Nii et jah, lükkene asi oli ka. Ma proovin ka nii faaktistada, kuidas me kellaga 20 Arno ütleb, et ei pruugi kella 8 midagi olemas olla. Sest võib olla küll niimoodi, et 2 minutit tuleb lihtsalt laiali kogumas. Tühistamist aruanne on siis ütleb, et Harju maakonnas oli siis 19 tühistatud häält, mida on vähemalt 2 tühistatud.
aga kõige rohkem on Ida-Viru maakonnas 27. Ikkagi need numbrid on väga-väga väiksed. Hiiumaal 2, Lääne-Viirus 2, Põlvas 0. Nii et Tallinnas 54. Tallinn muidugi ja Tartus 14. Kokku oli 153. Ja see on täiesti niisuguse statistikale vastu, et see on kuskil 100-160 kogu aeg viimased aastad. Ja minu välja arvatud muidugi see, et kui minu isiku pood oli seal asja, et see väga või. Põhimõtteliselt on aeg täis ja te võite lahkuda, ma ei tea, kas meil on midagi näidata.